Ahoi! Otsustasin teha 2 videot. Miks te muidugi küsite? Põhjus on selleks, et esimene video oleks läinud liiga pikaks ja võib-olla oleks see sisu jäänud selliseks tuimaks ja lihtsalt rääkimiseks, siis ma otsustasin, et ma selle küsimuste ja vastuste video toon eraldi teieni. Aga ega siin pikka juttu ei ole, mul on arvuti siin kõrval, et ma vahepeal nagu vaatan sinna, vaatan, mis märkmeid mul seal on kirjutatud. Ja alustame kohe esimese küsimusega. 2 küsimust oli, et mis on minu järgmise aasta plaanid. Just eelmine nädal saingi treeneriga kokku, rääkisime eelmisest hooajast. Nii treener kui mina jäime hooaega rahule. Olid mõned äpardused, need tulevad siis järgnevates küsimustes. Ja järgmine aasta ikkagi Euroopa karikaetapid. Kindlasti tahaks käia ka maailmakarikaetapil või etappidel. Kõik sõltub sellest, mismoodi hooaja esimene pool siis läheb ja palju ma suudan punkte koguda omale, et tagada endale stardikoht MK-l. Kindlasti on idee teha 2 poolikut vähemalt, et ja kindlasti ka sügise poole üks täispikk, et kuna pikemad distantsid see aasta näitasid, et mul istuvad, siis miks mitte neid teha. Nii, järgmine küsimus oli siis muusika kohta. Küsiti, et kas mul on lemmiklaule, mida ma kuulan enne võistlusi. Et jah, ma kuulan. Ehk siis eelnevatel päevadel enne võistlusi, et võistluspäeval ei ole mul sellist aega, kus ma saaksin klapid peas käia ja keskenduda ja mõelda enda võistluse peale. Siis eelnevatel päevadel käib mul ikkagi suuremas osas Eesti muusika kõrvas ja siis artist, keda ma kuulan ja kellel on väga head sõnumid enda lauludes, on Reket. Ja ma panen oma sellise top 10, panen siia ekraani peale jooksma ja saate vaadata siis, mis muusikažanr siis mulle või mitte ei sobi, vaid meeldib kõige enam kuulata enne võistlusi ja mis tekitab mulle sellise mõnusa ja hea enesetunde. Järgmisena oli küsitud minu käest siis, kus ma näen ennast 5 aasta pärast. Jah, põhimõtteliselt 2 asja ongi, et olla sportlane ja olla ka teatud osas vaikselt treener ja koguda kogemusi oma siis tuleviku ülesehitamisel. Minu tulevikuplaanid on ikkagi seotud treeneritööga. Järgmine küsimus oli küsitud siis minu siis organismi kohta, kui hullult mul lihased peale võistlusi valutavad. Et see kõik oleneb distantsist, võistluse pikkusest, intensiivsusest. Võin seda julgelt öelda, et peale täispika oli mul tunduvalt raskem eksisteerida kui näiteks peale U23 EM-i, kus oli 2 päeva järjest võistlusi ja täielik supersprint. Aga miks täispikk oligi sellepärast, et selle ajaline kestus oli nii pikk, mu lihased pidid tunduvalt kauem tööd tegema ning energia kadu sellel täispikal oli ikka tunduvalt rohkem võrreldes supersprindi või sprindidistantsidega. Siit liiguks ka kohe järgmise taastumisküsimuse juurde, et kuidas ma nii kiiresti taastun. See kõik sõltub sellest, mismoodi sa käitud peale võistlusi. Ehk siis kõige tähtsam on uni, siis on toit ja siis erinevad taastusvahendite kasutamine ja samamoodi kindlasti tuleb ka aktiivselt liikuda, et kui sa jäädki passiivselt diivani peale seisma või mitte seisma, vaid lamama, siis ongi sul ennast raskem liigutama hakata peale sellist tugevat pingutust. Ehk siis minu soovitus on see, et tuleb aktiivselt ennast liigutada, kas või jalutada või vaikselt rattaga kerida, et ikkagi organism teeks tööd ja teatud aineprotsessid ja ainevahetus organismiks oleks tunduvalt siis kiirem.
ja kindlasti üks point veel on see, et tuleb oma treeneri treeningplaani jälgida. Et ei tasu mingeid enda muudatusi sinna sisse tuua. Nii, järgmisena võtaksin siis küsimuse, et mis oli sellel hooajal minu raskem võistlus. Ikkagi nagu eelmises küsimuses sain öeldud, et täispikk oli siis, tekitas kõige rohkem lihasvalu, siis ka võistluste mõttes ta oli kõige raskem, sest lihtsalt ajaline kestus oli nii pikk. Aga intensiivsuse mõttes, kui ma tooksin välja, siis oleks ikkagi supersprint Kitzbühelis, kus oli siis põhimõtteliselt pooletunnine pingutus niimoodi, et sul on kogu aeg gaas põhjas. On ju. Siis intensiivsuse mõttes oli U23 EM tunduvalt valusam, aga ajalises pikkuses täispikk oli siis vaimselt kurnavam. Täispikast ma rääkisin juba eelmises videos juba natuke pikemalt. Ja kui sa seda videot ei ole näinud, siis mine minu konto peale ja võta see triatloni hooaja kokkuvõtte video lahti ja vaata see ka järgi. Nii, liigume siit edasi, et mis oli mul kõige suurem ebaõnnestumine või õppetund möödunud hooajast. Kõige suurem õppetund oli Ironman Tallinna 70.3 võistlustel energiatarbimine. Poolmaratoni viimased 5 kilomeetrit olid valusad. Esiteks tekkisid mul säärtesse krambid, puhtalt sellepärast, et mu toitumine viimasel tunni ajal või enne seda oli üsna konarlik, et ma ei võtnud piisavalt toitu. Ja samamoodi väike õppetund endale enne Eesti meistrivõistlusi tasub ikkagi oma varustus, ka isegi minusugustel sportlastel tuleb varustusega probleemi, et on mõistlik üle vaadata, kui kelleltki midagi laenad, et kõigepealt ikkagi proovi üle, kas asi su ratta peal toimib, et seal oli mul väike tehniline probleem esipiduritega. Aga see on ajalugu, see on juba tehtud, ma olen sellest üle saanud. Mida positiivset võtan sellest hooajast kaasa? Positiivselt võtaksin seda kaasa, et jah, mul läksid Valga siis Eesti meistrivõistlused on ja metsa. Ma ei olnud rahul sellega. Aga ikkagi ma leidsin sellest võistlusest palju positiivseid asju, mida endaga kaasa võtta. Vahetsalad, mis olid 2019 aastal mul tunduvalt halvemad ja aeglasemad ja teatavasti ikkagi vigu tegin seal sisse, siis see aasta need läksid väga puhtalt ja kõik nagu liigutused olid läbi mõeldud ja kõik nagu sujus suurepäraselt. Mis oli sinu jaoks aasta parim saavutus võistlus ja mis oli 2021 hooaja lemmikvõistlus? Ma ütlen ausalt, et ma oma lemmikut võistlust nagu sellel hooajal on raske välja tuua. Ma pigem tooksin selle välja, et kõik minu A-kategooria võistlused, 3/4 nendest läksid suurepäraselt, üks ebaõnnestus, mis on väga hea saavutus minu arust. See oli üks mu karjääri parimaid hooaegu. Et kas mul oli sellel hooajal tagasilööke? Jah, mul oli. Olen juba seda siin eelnenud küsimustes juba rääkinud, aga ühest asjast ma tahan rääkida, et mu ujumine sellel hooajal oli üks siuke pind tagumikus, millega ma ei ole üldse rahul, et eks ma pean nagu, saimegi juba treeneriga kokku, arutasime küsimuse laiali, et miks nii oli, leidsime põhjused, see aasta parandame neid. Nüüd viimased tagasilöögid olidki nagu sellel, mis on selles mõttes nagu hea, aga haigestumised, 2 haigestumist siis off-seasonil, esimene oli koroona ja pärast oli siis probleemid kõhuga. Ja just see teine viirus, mis tuli mulle külge, et sellel ajal ma oleks pidanud juba vaikselt hakkama liigutama ennast, et ennast hästi tunda, aga see võttis jälle mind põhimõtteliselt 3-4 päevaks täiesti rajalt maha ja ei saanud nagu liigutada ennast. Siis ühe küsimuse küsis minu käest Rolls, kuidas mulle meeldis Tour of Vikingsi teine pool.
see oli ikkagi, see oli raske, noh, ütleme niimoodi, et kui mu maksimumdistants oli enne seda 180 kilomeetrit täispikal ja see haamer lõi täpselt sellel distantsil ja peale seda oli veel ikkagi 130 kilti vaja sõita, siis noh, kui ma enne võistlust olin siin, et päris lahe on ju, aga siis niimoodi pumm, läksin nagu põhimõtteliselt kaevikusse ära ja sealt nagu viimasel etapil, mis oli 90 kilomeetrit, oli väga raske ennast nagu sundida, aga selles mõttes ikkagi grupiga tulin lõpuni ja nagu selles mõttes alla ei tahtnud anda, ilm oli ilus ja grupp sõitis väga nagu ühtlaselt ja päris mõnus oli. Nii, võtame ka siit küsimusi, mis on küsitud uue hooaja kohta. Küsitakse, et kas järgmine aasta tuleb veel üks täispikk. Jah, esimeses küsimuses vastasin sellele, tuleb küll. Siis on küsitud ka eelmise hooaja kohta. Palju see hooaeg mul maksma läks? Ma ei ole neid numbreid kokku pannud, aga ma võin seda öelda, et uue hooaja eelarve on 20 000. Küsitud, kas on plaanis varustust uuendada? Jah, juba uuendasin. Ostsin omale siis talveperioodiks rattabaasist Elite Retro treeningbuki. Mingi hetk teen sellest ka postituse, et rattabaasiga on mul väga head suhted, seal on väga head inimesed, kes aitavad teie probleeme ning ma soovitan julgelt sinna nende poole pöörduda, kui teil on rattaga seotud probleemid. Siis või te tahate mingit uut varustust sealt omale osta, siis kasutage salasõna Kevin ja teile tehakse hea pakkumine, et seal on läbirääkimiste küsimus Kalle, Argo või Ivariga, et nemad on teadlikud sellest, et siuke salasõna levib siin ja noh, eks peale seda ikkagi mul on vaja teatuid uued rattakingad on vaja osta ja rattariideid ja et selles mõttes siuke tavaline kuluosad, mis mul ikkagi kuluvad, need on vaja ümber vahetada mingi hetk. Küsitakse, kas ma järgmine aasta Tallinnas võistlen. Hetkel ei tea. Nädal peale Tallinnat on EM, siis kaldun arvama, et see Tallinna startimine jääb see aasta tegemata. Aga kõik sõltub sellest, mis moodi meil siin maailmas need asjad liiguvad ja kuidas hooaeg välja hakkab nägema. Tegin võimalikult lühidalt selle küsimuste ja vastuste vooru, eks ma mingi hetk võib-olla suvel teen seda uuesti. Kui teil on mingi idee, millest ma võiksin video teha, siis kirjutage mulle julgelt. Mul on Facebook ja Instagram olemas, saate sinna kirjutada. Aga selles mõttes need küsimused on läbi vaadatud, mis te esitasite mulle ja näeme juba järgmine kord. Olge vahvad, olge mõnusad ja tšau!